Ivo, sina tead väga hästi, aga ma ei ole saates rääkinudki, et ma vahepeal abiellusin. Tean, tõesti. Ja sa tead seda hästi sellepärast, et alustuseks me rääkisime sellest üsna varakult Eevale ja sulle, tegelikult isegi võib-olla varem kui nii mõnelegi teisele, sest et Eeva, su abikaasa, ühtlasi disainis sellised väga ilusad pulmakutsed meile, mis seetõttu, et pulmad jäid ära, said siis ka ümber disainitud, ühesõnaga pulmad jäid ära pandeemia tõttu, mitte sellepärast, et armastus oleks otsa saanud, aga ja siis sai ümber disainitud. Siis sai ümber disainitud, et see alguses oli nagu nali, kui me Eeva ja sinuga istusime Zoomis ühel õhtul, aga siis Eeva tegi selle teoks, ühesõnaga, et need meie näod, minu ja mu abikaasa Gea näod, neid siis hakkasid katma maskid hilisemas versioonis ja kui kellelgi on huvi, siis saab Eeva Instagrami kontolt näha neid pilte. Eeva loomingut, imeilusat loomingut saab Instagramis siis näha konto alt @studiokrustok. Ja soovitan väga vaadata, tal on seal väga kauneid illustratsioone ja ma olen Eeva loomingu fänn. Aga ma tahtsin selle abielu kohta rääkida sellist lugu, et ma ei ole suurem asi ehtekandja. Ma ei ole harjunud kandma ei mingisuguseid kaelakeesid ega isegi kellasid otseselt. Nii et sõrmus oli minu jaoks nagu täiesti uus pärusmaa, uus kogemus ja natuke võttis aega, et harjuda sellega, et mul nüüd on midagi sõrmes kogu aeg, nüüd on juba väga tore, aga üks asi, mis endiselt kogu aeg juhtub, on see, et kui ma sõrmuse olen, ütleme, näiteks ööseks ära võtnud ja siis hommikul lähen ja panen selle uuesti sõrme, siis mingi osa minust alati ootab, et ma muutuksin nähtamatuks. See on nii naljakas tunne. Ma ei tea, kas sa oled kauem olnud abielus, kas sul ei ole kordagi seda tunnet tekkinud, kui sa sõrmuse niimoodi sõrme paned? Sõrmusega on suhteliselt sama asi minu meelest nagu prillidega, et ära võtad teda lihtsalt ära, et las ta olla kogu aeg, muidu ta on nii harjumatu ja kuidagi nagu võõras. Aga minul on sellega tegelikult hoopis teine probleem, sellepärast, et kui sa praegu mu sõrmi vaatad, siis kummalgi minu käel ei ole ühtegi sõrmust. See probleem seisnes selles, et kui me oma sõrmused ostsime, siis ma kaalusin märksa rohkem, kui ma seda täna teen. Selle aja jooksul, kui me oleme abielus olnud, on minu kaaluvahemik kõikunud vist kuskil 107 ja 77 vahel umbes niimoodi. Need on nagu need maksimum miinimum. Päris märkimisväärne vahe. Ja, nii et see sõrmus, mis mulle tol hetkel nagu hästi sõrme läks ja mul üldse on sõrmed sellised hästi, mul on peenikesed sõrmed, aga need kohad, kuidas need on, liigese kohad on sellised suhteliselt laiad, nii et sõrmuse suuruse paika saamine minu jaoks on nii ehk naa nagu natukene keeruline. Aga mingi hetk siis need sõrmused, mis said ostetud, minu oma hakkas lihtsalt nagu käest väga lihtsalt nagu üle tulema. Niimoodi, et ta hakkas nagu ära tulema ja ma kartsin, et äkki ta mingi hetk kukub kuhugi, kust ma teda ei saa enam kätte. Ja siis ma olen kusjuures tundnud puudust päris pikka aega juba sellest sõrmusest ja me oleme isegi nagu arutanud ja mõelnud, et tegelikult ma tahaks omale uut abielu sõrmust osta. Aga me ei ole kunagi leidnud päris sellist, mis oleks nagu see kuidagi see õige olnud, sest mul endale jäi mulje, et kui me esimene kord abielusõrmused ostsime, siis mina tegin nagu, olles inimene, kes polnud kunagi varem ehteid kandnud, samamoodi nagu sina polnud sõrmuseid kandnud ja omamata nagu mitte mingit kogemust, et milline oleks üks mugav või hea või minule sobilik sõrmus, siis ma lihtsalt valisin mingisuguse, mis mulle tundus okei ja tagantjärgi tuli välja, et see ei olnud nagu päris õige sõrmus võib-olla minu jaoks. Nii et nüüd ma olen püüdnud leida seda õiget ja see ongi kuidagi nagu natukene pärssinud selle valiku tegemist. Aga ausalt öeldes ja ma ei taha, et see kõlaks nüüd nagu ma kohutavalt sooviksin sind ahvida, aga kui ma nägin teie sõrmuseid ja ma vaatasin selle ehte kunstniku, kes teile sõrmused tegi teisi pilte,
siis tema loomingu seast ma leidsin kohe täitsa mitu sõrmust, mis võiksid olla sellised potentsiaalsed kandidaadid, nii et ma mõtlesin, et kui me taaskord kunagi tulevikus kauges jälle Eestisse sattume, me pole sinna nüüd juba üle poole aasta vist sattunud, et siis peaks kohe täitsa uurima. No väga lahe, väga lahe. Ja ma võin öelda ka, kes see ehte kunstnik on, sest et see ei ole mingisugune saladus. Birgit Skolimovski, ta tegutseb Tallinna vanalinnas ja teda on ka lihtne üles leida Instagramist näiteks, nii et ja tõepoolest Birgiti käe all valminud sõrmused on ikka imekaunid ja sellised, mida isegi minusugune inimene, kes ei taha kanda ehteid, suudab kanda imekombel. Nii et jaa, ei, muidugi, ma oleks sulle soovitanud kõigepealt seda, et mine oma sõrmuse vennaskonnaga ikkagi nüüd teele ja noh, siis leiad selle õige kuskilt, noh, mina ei tea siis, kuskilt koopast näiteks, kus on mingi siuke nagu halli nahaga kängu vajunud, mutanteerunud kääbik, kes ei luba sul seda sõrmust võtta või siis kuskilt muust kohast, ma ei tea, mõnest koledast tornist või kuskilt mujalt Mordori laavajõest või kust iganes, aga ei, loomulikult võib-olla lihtsam on lihtsalt minna Tallinna vanalinna kui Mordorisse. Mm-hmm. Eks noh, see feeling või noh, ütleme see Tallinna vanalinn ja selline see keskmaa selline feeling on ju küllaltki sarnased, et peabki selle õige sõrmuse üles leidma, et siis võib-olla küll seda tunnet mul ei ole küll kunagi tekkinud, et ma panen ta kätte ja ma võin muutuda nähtamatuks, aga kui on selline üks õige sõrmus, see üks sinu sõrmus, siis on küll selline tunne, et one ring to rule them all, one ring to find them, one ring to bring them all and in the darkness bind them. Tere, minu nimi on Ivo Krustok. Tere, mina olen Jim Ashilevi. Ja te kuulate saadet Popkulturistid! Tagasi Euroopa keskustes, ütleme nii. UK siinpool, Belgia sealpool ja nii me rullime taaskord. Ma olen jälle teki all, õhku väga ei ole, aga see-eest süda on rahul, sest tean, et audio kvaliteet on selline, et mitte ühtegi kriitikanooti ei tule Ivolt hiljem. Ei tule minult, ei tule ka kelleltki teiselt, ma loodan, sest nii naljakas, kui see ka ei ole, hoolimata sellest, et mina põen iga kord audio pärast, siis absoluutselt kõik osad, mis seni on üles läinud, ükskõik millise audioga, keegi pole kunagi kirjutanud meile, et teie audio on kehv. Jaa, sest et meie audio ongi keskmisest parem suurem osa ajast ja kui ma ütlen keskmisest, siis see keskmine on minu kuulamisnimistus olevate podcastide peale tekkiv keskmine, ütleme nii, mitte ma ei ole kuulanud kõiki maailma podcaste läbi, ilmselgelt, aga väga palju on sükest ma ei tea, rõdul bussipeatuses kuskil, kus iganes, ma ei tea, ostukeskusest telefoniga salvestatud podcaste, et audio kvaliteet on tähtis ja ma ütleks, et see on juba pool võitu, kui kvaliteet on hea, kui on hea kuulata. On parem kuulata hea kvaliteediga sisutühja juttu, kui kehva kvaliteediga ülisisukat juttu. See lihtsalt on nii. Kusjuures on küll, sellepärast, et kui sul on nagu väga huvitav sisu ja selle kuulamine on väga keeruline seetõttu, et see on halvasti salvestatud, siis see on frustreerivam. Et noh, et kui on kehv sisu, siis okei, sa ei kuule seda, aga kaotus on väike, aga kui on ülihea sisu ja seda ei ole nagu korralikult kuulda, siis see on väga kurb. Meie saated on alati tehtud nagu niimoodi, et meie hääled on monos, et me paikneme mõlemad nagu stereopildis keskel. Aga hästi tihti, eriti kui nagu sa kirjeldasid, on kuskil nagu avalikus ruumis tehtud mobiiltelefoniga või mingisuguse stereo salvestusseadmega,
siis tihti kipub see juhtuma, et nagu üks inimene läheb rohkem ühe kõrva poole, teine inimene teise kõrva poole, üks inimene on kuidagi kaugemal ja kõik see tekitab minus nii palju frustratsiooni, et siis ma tõesti vahel võib-olla virisen liiga palju igasuguste väikeste detailide üle, mis mulle meie salvestiste puhul kõrva jäävad, aga tõesti, kui nüüd hinnata nagu keskmise järgi, ma arvan, siis me oleme täitsa nagu heas ülemises, kui mitte ülemises 10%, siis ülemises kvartalis kindlasti. Jaa, ma usun seda sama. Ei, heli kvaliteet on minu jaoks ka alati nii tähtis olnud, et näiteks ma ei saa kuulata, meil oli vahepeal selline auto, kus olid hästi halvad kõlarid, kust põhimõtteliselt tulid nagu kõrgemad sagedused läbi rohkem, aga bass lihtsalt nagu puudus ja ma ei suutnudki kuulata muusikat seal autos. Ma sain ainult jutusaateid kuulata, sest et muusika lihtsalt nagu kaotas, ma ei tea, kolmandiku oma helipildist, kui mitte rohkem kohati. Ja kui auto on veel kui auto sõidab ka veel niimoodi, et ta teeb palju müra ja et see ühesõnaga, et see sõidumüra ei ole nagu summutatud nii nagu mõnes paremas autos, et siis see kõik kokku on lihtsalt jällegi, nagu sa ütlesid, frustreeriv. Ja kehva heli kvaliteedi pärast ma ei ole näiteks juba, ma ei tea, väiksest saadik suutnud väga nautida Eesti sarju, sest et ma ei tea, kas sa oled nagu eraldi seda tähele pannud, aga Eesti seriaalide selline nagu signatuur sound on see, et tegelased kõnnivad ringi nagu suhteliselt tühjades korterites, ma ei tea, trepikodades, kontorites, kus lihtsalt kõik kajab. Et nagu mingi hästi kume kontsaklõbin on asi, mis mul seostub kuidagi Eesti sarjaga. Ja siis see on lihtsalt nagu, mul tuleb nagu kananahk ihule, kui ma mõtlen selle peale juba, sest et selle kõrval oli alati see võrdlusmoment ka, et ma ei tea, võib-olla see aeg, kus ma hakkasin sarjadest teadlikumalt huvituma, oli see aeg kuskil 90ndate lõpus, kui hakati näitama Ally McBeali ja Seksi ja linna ja selliseid seriaale. Ja siis sa lihtsalt kuulad, kuidas seal on nagu, heli on nagu eraldi selline nagu ilus kiht sellel kõigel, see on eraldi osa sellest elamusest ja sul ei ole kuskil seda rõvedat kaja ja siis tuleb mingisugune Eesti seriaal kuskil, kus on jälle nagu siuke tunne, nagu kõike filmitaks mingisuguses veel möbleerimata nagu lihtsalt siukses korterikarbis, kus on nagu betoon on nagu betoonseinad, betoonpõrandad, betoonlaed ja siis lihtsalt nagu teeme nüüd oma dialoogi siin, et see on lihtsalt kohutav. Ma ei tea, kui palju sa ise oled kokku puutunud, kas oled mänginud Eesti või võib-olla ka mõnes välismaa sarjas, aga võib-olla see vahe ongi selles, et Eesti sarjad on filmitud mingisugustes pooleldi möbleeritud uuselamurajoonide korterites, aga Ameerika seriaalid on ju peamiselt erinevatel võtteplatsidel filmitud ja mul on ka selline tunne, et kõik, mis ei ole võtteplatsil filmitud ja isegi võib-olla mingi osa sellest, mis on võtteplatsil üles võetud, on hiljem ADR-iga nagu üle lastud, ehk siis need näitlejate heli ei salvestata mitte filmimise ajal, vaid hiljem helistuudios täiesti eraldi. Ja sinna see koer ongi maetud. Mul muidugi endale Eesti sarjadega seostub kõige rohkem mingite veidrate väljendite kasutus, nagu näiteks lähen peksan showeri majja. Mis pärines sarjast Kodukeset linna, seal oli mingisugune selline okay. Ma isegi ei mäleta, mis selle tegelase nimi oli või kes teda mängis, aga ta oli vist selline jutumärkides selline natuke paha poisi tegelane, selline ma ei tea, 20 pluss või 30 alguses tegelane ja tema kasutas seal selliseid väljendeid nagu lähen peksan showeri majja, mis kui sa täpselt ei saa aru, mida see tähendas seda, et ta läks pesema. Vägev. Jah, kui me nüüd nagu, ma luban, me tuleme täna kindlasti sarjade juurde tagasi, aga tegelikult olles nüüd siin kuidagi ühte teemasse teise nagu lennanud ja ujunud hästi sujuvalt, siis ma tahaksin selle sujuvuse kuidagi täielikult ära lõhkuda ja minna korra tagasi selle pulmakutse juurde, selle juurde, et seal olid teil maskid. Mind väga huvitab, sina oled nüüd olnud Eestis ja sina oled nüüd olnud taaskord tagasi UK-s. Mina olen ainult olnud Belgias ja meil on tänaval maskide kandmine nagu 100% kohustuslik. Ehk siin ei ole enam seda vahet, et kui on nagu mingid kellaajad või kui on mingid
spetsiifilised alad, meil on lihtsalt nii, et kui sa uksest välja astud Brüsseli linnas, siis sa pead maski kandma ja nii kogu aeg. Kas Eestis, ma saan aru, Eestis ei kanna keegi maski, selle peale vaadatakse nagu imelikult. Kuidas UK-s lood on? Kusjuures, tähendab, et mitte nagu kuskile täiesti nagu äärmusesse ära kaduda ja lahmida, siis ma igaks juks mainin, et ikkagi natuke nägi maske Eestis ka siin ja seal. Aga minimaalselt, sest et tõepoolest, kui ma jõudsin Eestisse tagasi juunis, siis juba ma tulin nagu, kõigepealt olin Helsingis ja siis tulin Helsingist Tallinnasse ja juba Helsingisse jõudes lennujaamast väljudes oli siuke tunne, et mida ma siin enam selle maskiga nagu olen, sest mitte keegi ei kandnud maski või kuidagi juba tekkis endal siuke tunne, et ma nagu tõmban endale tähelepanu nüüd nagu eraldi kuidagi sellega, et ma selle maskiga siin ringi käin. Ja Eestis ka juba oli siuke tunne, et nagu polekski midagi olnud. Et see on nii naljakas või mitte naljakas, aga see on lihtsalt kuidagi veider on nii lühikese aja jooksul kogeda nii erinevaid suhtumisi või kuidagi nii erinevat sellist, ma ei tea, meelestatust, et muidugi siuke nagu majanduslik tagasilöök, seda saab ka Eestis juba õige pea tunda, et need, kes seda veel tundnud ei ole, need saavad seda tundma, aga tõepoolest Inglismaal on maske palju rohkem, samas elu on justkui läinud tagasi normaalsuse poole ka, sest et ikkagi nüüd saab käia kohvikus ja pubis ja inimesed tõesti istuvad väljas lauakeste taga ja joovad õlut ja räägivad juttu ja on palju sellist nagu saginat linna Brightoni sellisel keskväljakul ja kuidagi värk käib, aga ikkagi on palju sellist sammu tetrist, et sina seisa nüüd siin ja siis tema tuleb nüüd siit kaudu siia ja kui sa näiteks sisened kuskile kauplusesse või mingisse kohvikusse või kuhu iganes, et on, pead ühesõnaga nagu, et natuke nagu autoga sõidaks, et sa pead liiklusmärke vaatama kogu aeg, et siis niimoodi nagu jalakäijana ühest asutusest teise minnes peab samamoodi kogu aeg jälgima mingeid märke ja siin on nüüd kraanikauss, siin nüüd pese käsi ja siis saad edasi tulla ja mingid siuksed asjad nagu, et mask peab olema igas nagu poodi minnes, ükskõik kuhu, kus nagu on mingisugune, pakutakse mingit teenust, et siis seal sa pead ikkagi maskiga olema, kui sa ei ole just väike laps. Et ma ei tea jah, aga see tekitab mingi imeliku, mul on, just täna olingi nagu, käisime tütrega jalutamas ja siis käisime, ostsime vannipomme, sest et nagu tuleb vanniõhtu ja siis teenindajad olid nagu super sõbralikud, siuke pood nagu Lush, ma just tahtsin küsida, et kas te käisite Lushis, sest need teenindajad on ülevoolavalt sõbralikud. Absoluutselt, ja see on täiesti absurdne, sest et see on nagu, see peab olema neil kuidagi osa nagu, see peab nagu kuidagi brand manualis neil ilmselt juba nagu olema kirjas, et teenindajad peavad olema nagu ülevoolavalt sõbralikud ja vahetud, et see kuidagi käib nende nagu brändi juurde. Natuke nagu Apple'i poodides on see, et sul peab olema see mingisugune siuke, kuidas öelda, nagu siuke vaba olemisega hipster peab sulle tulema seal vastu niimoodi, et kes nagu on valmis sulle müüma asju ja kui seda lihtsalt neid näppida, siis on ka cool ja ta on nagu kogu aeg su jaoks olemas ja et see ei ole ju mingi pood siin või midagi siukest. See on lihtsalt kogunemisplats, nagu nad me lihtsalt koguneme siin, et näppida Apple'i asju ja võib-olla osta 2000 naela eest jälle mingisuguseid vidinaid, aga Lushi poes oligi, mul oli see mask peas ja mul kuidagi tekib nagu hapnikupuudus selle maskiga, sest mul on siuke mingi peen disainmask kangast ja kuna ma olen pealiskaudne siuke nagu, kuidas öelda, välise ilu peale rõhuv inimene ainult. Trenditeadlik mees.
või teisisõnu trenditeadlik mees, et siis ma käin sellega ringi ja siis oligi niimoodi, et mul nagu esiteks prillid lähevad uduseks alati, nagu sa ilmselt tead, on ju ka, et kui sul on mask peas ja sa hingad kuidagi niimoodi kõvemini nagu läbi nina, et siis prillid hakkavad udutama kõvasti. Et ma ei näinud hästi läbi oma prillide, mul oli hapnikupuudus ja siis see müüja oli nii ülevoolavalt vastutulelik ja sõbralik ja pakkus erinevaid vannipomme ja oli nagu hästi nagu tore, noh, päriselt nagu, noh, et see ei tundunud nagu sihuke mingi õpitud sihuke etteaste, vaid ta tõesti oli abivalmis ja nii, aga lihtsalt seda kõike oli järsku nii palju ja hapnikupuudusest niikuinii tekib sihuke nagu ärev seisund, et see tema sõbralikkus nagu kuidagi võimendas mu ärevust nagu seekord, et see oli nii imelik, ma pärast poest väljudes mõtlesin, et see on nii kummaline, et ühest küljest nagu ma olen siin pidevalt, kui keegi küsib, et kuidas siis on Inglismaal või mis sulle seal meeldib eriliselt, siis ma alati toon välja selle, et mulle meeldib see suhtluskultuur, et mulle meeldib see, et inimesed lihtsalt nagu pööravad üksteisele nagu ilma häbenemata, pööravad üksteisele tähelepanu ja samas nagu jätavad üksteisele ruumi kuidagi nagu olla ja liikuda ja ma ei oska öelda, et sihuke suur nagu tähelepanelikkus, vastutulelikkus ja samas sihuke suur sihuke nagu teise inimese nagu, ma ei tea, ruumi ja kuidagi väärikuse austamine nagu käivad siin käsikäes, et mulle see väga meeldib. Aga nüüd ühtäkki nagu oli seda justkui nagu liiga palju järsku, sest et mul oli, prillid olid udused, mask oli peas, ma ei saanud hingata, ma lihtsalt tahtsin nende pommidega välja minna, vannipommidega siis, jah. Ja tahtsin koju minna, et ühesõnaga pärast tulin maha sellest ärevusest niimoodi vaikselt. Ma muidugi ei tea, kas viga oli kindlasti maskis, sest minul on alati Lushi poodidesse astudes hapnikupuudus ja hoolimata sellest, kui tore see on, et need teenindajad tõesti on ääretult abivalmid ja rõõmsad ja toredad alati olnud, siis see ka minul tavaliselt, eriti just spetsiifiliselt Lushi poodides, mida ma külastan väga harva, sest ma olen lõhnadele väga tundlik. Ja tavaliselt ma lihtsalt ei suuda seal nagu hingata ja ma tahaks lihtsalt selle asja, mida mul on vaja ära osta, ära minna, aga nad on nii sõbralikud ja tahavad mind õudselt aidata, et see nagu pärsib seda, nii et mul on väga sarnane ärev kogemus nende poodidega, hoolimata sellest, et ma ei ole pärast seda nii-öelda pandeemiat nendes kordagi käinud. Aga seda sa peaksid vaatama, kuidas su mask su nina peal istub, sellepärast, et kui sul on pidevalt probleeme sellega, et su prillid lähevad uduseks, siis järelikult üle nina su mask ei kinnitu väga hästi. Okei. No ma pean selle üle vaatama, jah. Ma pean selle üle vaatama. Aga naljakas, et siis ühesõnaga leidsin oma sisemise eestlase ikkagi üles uuesti seal Lushi poes, et sain aru, et oma võlu on sellel, kui sa lähed poodi ja sul tekib siuke tunne, et sind isegi nagu ei taheta sinna eriti. Et sa nagu segad seda müüjat, et sa nüüd sinna tulid. Et nüüd järsku nagu siis juba päeval oli täitsa juba nagu jumet, et kedagi poes ei olnud nagu ja siis nüüd see kuradi nagu nüüd ta siis astus sisse, nüüd otsustas, et nüüd tal on vaja poodi tulla nagu, no tere. Ja sellel on oma võlu, sellel passiiv-agressiivsusel ja ma ei näe sind olekul, teeninduskultuuril. Sellel on oma võlu. Aga ma ei tea, ühesõnaga, et selline vastus nagu su maski küsimusele siis, et siin on palju maske, aga samas on tunne, et inimesed on nagu tüdinud kogu sellest jamast nagu ja ikkagi tänavapildis nagu kõigil ei ole maske ees ja ei ole hullu nagu ka. Aga ma saan aru, et Belgias on siis siuke nagu ikkagi siuke hardcore versioon sellest, et ikkagi nagu absoluutselt, ma ei tea, koertel, kassidel, kõigil on maskid ees. No, kajakatel. Keskvalitsus seda otseselt ei nõua. See on Brüsseli otsus. Sellepärast, et kui siin nüüd Brüsselis kuidagi väga kiiresti kadus see tore väikeste nakkusarvudega aeg ära, sest meil mingi hetk siin suvel nagu läks asi täitsa heaks, see oli kuskil minu meelest juuli keskel oli juba nagu kenasti selle kohaliku levikuga. Aga siis hakkasid numbrid jälle tõusma ja esialgu hakkasid tõusma Antwerpis ja nüüd tundub, et peamine tõus on Brüsselis. Ja siis mingi hetk siin nädal või poolteist tagasi siis Brüsseli nagu need erinevad
siin on see, kuidas need linnaosade valitsused või linnaosade juhid omavahel koordineerivad, et see on hästi kaootiline ja segane, aga igatahes kuidagi nad suutsid kokku leppida, et üle kogu linna, kui mingi piir ületatakse, et siis kogu linna peal peab maski kandma ja see piir siis ületati. Nii et meil tõesti ma arvasin ise ka, et see tüdimus on inimestel suurem ja hoolimata sellest, et pannakse nagu käsk, et siis seda maski kandmist saab vähem olema, aga ma olen meeldivalt üllatunud, et tegelikult ikka mingi 90% inimestest seda maski kogu aeg kannab. Ma ei ole nagu 100% kindel, kui teaduspõhine see otsus on, arvestades, mida enam-vähem teatakse selle kohta, kuidas see viirus välitingimustes levib ja enamasti ikkagi tasuks nii ehk naa inimestega väljas liikudes piisavat distantsi hoida. Aga ma olen ka üldiselt selline inimene, et kui reeglid on, siis ma järgin neid, eriti kui need on nagu teiste inimeste ohutuse tagamiseks ka. Siis nagu tundub, et nagu enamus inimesed on sellega kaasa läinud, kuigi loomad, linnud, jah, nendelt nagu otseselt maski vist eeldata, kuigi me oleme korduvalt Eevaga jalutades mõelnud, et see oleks nii naljakas, kui kuskil näeks näiteks mingit varest maskiga. See oleks nagu nunnu. Jaa, ei, see oleks väga nunnu. Ja ikkagi nagu nahkhiired, ma ütlen, nagu nemad peamiselt peaks kandma maski, et kui üldse loomariigist keegi peaks kandma maski koos inimestega, siis nahkhiired. Jah. No ega me ei pea tegelikult nii väga trügima nende nahkhiirte ellu ka, et see nagu tundub selline nii-öelda füüsilise distantsi hoidmine nahkhiirtega inimestele ja nahkhiirtele mõlematele tunduks nagu ilmselt väga-väga hea lahendus sellele probleemile, parem kui maskid. Aga olles nüüd rikkunud ära sujuva teema ülemineku lahendamise siin saate jooksul, hüppaks ma väga hea meelega tagasi telesarjade juurde. Okei. Ma arvan, et siia võib vahele isegi panna selle kõlli, sest et miks mitte? Mis ta meil muidu mädaneb seal kõvakette peal, see kõll? Paneme kõlli. Sa rääkisid sarjadest, mida sa hakkasid vaatama 90-ndatel või siis täpsemini, et sa hakkasid peamiselt sarju vaatama alles 90-ndatel. Ja on sul mõni selline, lisaks siis Ally McBealile ja Seksile ja linnale, mõni selline sari, mida sa veel eraldi välja tooksid? Sest kui mina mõtlen nagu sarjadele, mida ma vaatasin noorena, siis need on palju ja kohe esimesena kangastuvad ette A-rühm, MacGyver, Knight Rider ja tegelikult neid oli seal terve posu veel. Aga mind kohe huvitab, mis sinul on, sest Seks ja linna Ally McBeali vaatasin mina ka väga suure huviga tol ajal. No sest et need tulidki sellisel ajal, kui lapsepõlv oli läbi ja oli alanud selline teismeiga ja selline nagu, ma ei tea, küpsemise aeg, et siis juba tundus siuke nagu täiskasvanulikum kvaliteet, meelelahutus nagu kutsuvam. Mitte, et Knight Rider või A-rühm oleks kunagi muutunud kuidagi tüütuks või üleliigseks, et seda kindlasti mitte. Ja muidugi olidki nagu lapsena ja ühesõnaga varateismelisuse ajal varateismeja ajal olid ikkagi nagu päästjakooli kell ja ma ei tea, isegi kodus ja võõrsil ja kõik sellised asjad. Kõik asjad, mis telekas tulid, olid nagu rohkemal või vähemal määral huvitavad. Isegi need seebikad, mida, ma ei tea, vanaema vaatas, et neid ikkagi nagu vahel igavusest vaatasid ise ka ja siis olidki kursis, mis toimub vaprates ja ilusates või kuskil Santa Barbaras või Rosas või kus iganes. Aga et 90-ndate lõpus tekkis siuke nagu teadlikum vaatamisharjumus ja selle aja algust tähistasid Ally McBeal, Seks ja linn ja tegelikult ikkagi nagu Dawson's Creek ka, mis oli minu jaoks siuke nagu üleminekusari, et ma sain nagu seda sarja vaadates järsku nagu aru, et minus on tärkamas mingisugused uued tundmused ja kuidagi uued huvid ja see oli kõik seotud kuidagi nagu armumise ja armastusega, nii et Dawson's Creek. Inglismaale kolides ma hakkasin seda uuesti vaatama otsast peale ja kuidagi
nostalgitsesin või kuidagi vaatasin tagasi sellele ajale, kus need sellised õrnad ilusad tunded tekkisid esmakordselt. Aga vampiirikütt Buffy muidugi. Jaa. Ja Roswell oli vahepeal lahe, eks ole. X-Files loomulikult, absoluutselt. Ja siis juba muidugi South Park. Ja no Simpsonid on alati olnud siuke asi, mis nagu jällegi on nagu lapsepõlvest saadik jooksnud taustal ja see on absoluutselt üks parimaid asju maailmas muidugi, aga see ei tähenda, et ma vahepeal ei võiks teha, ma ei tea, 5 aastat pausi näiteks Simpsonitest üldse mitte vaadata ja siis jälle kuskil kellelgi külas olles mängib teleris ja siis ma ikkagi nagu kõkutan kaasa. Et see on siuke igikestev hea asi. Jah, see on selles suhtes huvitav sari, et ta alati mängib kuskil taustal. Ta on nagu meie popkultuuri nagu kangast nii läbiv niit, et lihtsalt Simpsonitest ei ole pääsu. Teine selline sari tundub olevat Sõbrad, mis ka lihtsalt nagu on alati sündikatsioonis. Jaa, absoluutselt. Ma nägin vahepeal mingit artiklit mingis hipsterite portaalis, et Sõbrad on ootamatult kiiresti aegunud ja kuidagi nagu oma relevantsuse kaotanud ja umbes, et nagu, et juba on imelik vaadata, et seal on nagu kõik asjad nii valesti, et noh, et kuidagi, et nad on seal kõik nii rikkad, on ju, et no umbes, et tänapäeva standardite järgi nagu selles vanuses inimesed kindlasti ei saaks elada nagu sellistes kodudes, on just, et nagu New York on nagu röögatult kallis, kuigi nüüd viimased uudised on, et jälle New Yorgi nagu kinnisvara hinnad langevad COVID-i tõttu, sest et noh, ärid on järjest nagu pankrotti läinud ja inimesed lihtsalt kaovad sealt linnast, et noh, ma ei tea, mitte, et see oleks nagu mingi tore või kuidagi nagu ühemõtteliselt tore uudis, aga ühesõnaga, et esiteks see, et nad elavad seal nagu nii hästi, et see on nagu tänapäeva standardite järgi täiesti nagu utoopiline ja et see kuidagi, no ja et see ei ole üldse mitmekesine, on ju, nagu mingisuguses etnilises või ma ei tea, rahvuselises mõttes ja maskuliinsuse teema ja jah, ja siis kuidagi ilmselt see jah, et ja siis lisaks see ka veel, et noh, et see on kuidagi nii just kui ma ei tea, nagu, et see on nagu mingi intsestisari nagu natukene, et selles mõttes, et kuidagi, et noh, et need 6 tegelast, need 3 meest ja need 3 naist, kes seal on, et ega nad ei leiagi kuskilt nagu kõrvalt endale kedagi, et seal vahepeal võib-olla mingid väiksed nagu kõrvalepõiked on mingite nagu suhetega, aga ikka nagu kuidagi, et see sari suunab kuidagi neid inimesi nii kokku, et sul justkui nagu ongi valida ainult oma sõprade seast endale nagu elukaaslasi, et see kuidagi tundus nagu sellele artikli autorile siis kuidagi nagu jällegi siuke nagu fantaasiavaene ja kuidagi siuke nagu liialt nagu noh, igav lahendus või kuidagi. Aga no, ma ei suudaks üles leida enam seda artiklit ja see oli kuidagi, noh, lihtsalt ta oli siuke nagu hästi siukse nagu lennuka mingisuguse nagu pealkirjaga või kuidagi, et kuidagi kuulutas nagu jälle nagu, et nagu millegi lõppu nagu, noh, nagu on need artiklid, vaata, et nagu, et on aeg rääkida Friendsist nagu mingi mis iganes. Et mingi, et no ma ei tea, neid artikleid ilmub nagu Vändrast saelaudu. Guugeldades leidsin, et see on, äkki see oli selline artikkel nagu Millennials watching Friends on Netflix shocked by storylines. See ei olnud, ma arvan, et see ei olnud see, aga see oli, noh, ju see on nagu mingisugune siuke nagu see käib Friendsiga kaasas ilmselt, et nagu iga kuu keegi jälle avaldab mingisuguse sedalaadi artikli nagu ei no, kuulutab Friendsi lõppu. Kui kiiresti? Friends on 90-ndate sari, 90-ndad on nüüd juba ju varsti 30, noh ütleme 90 on 30 aastat tagasi, aga ka Sõprade sari on mingi 20 pluss aastat tagasi toimuv, et see ei ole üldse üllatav, et ta ju on suuresti noh, hoopis teisest ajast ja teist moodi, nii et ma ei tea, kuidas võtta seda, et ta on nii kiiresti oma relevantsuse kaotanud ja noh, kui vaadata seda, et ta oli Netflixis väga pikalt kõige populaarsem sari ja teda nagu
kõik üritasid ära osta ja maksid meeletuid hindu selle eest, siis ma ei tea, kui nagu tõsine on seda nii-öelda relevantsust nagu madaldada või madalaks hinnata. Aga suuresti see on ikkagi selline natukene täringute viskamine, et kui sa lähed tagasi oma, ma ei tea, siis nooruspõlve sarjade juurde, et kas nad on nagu enam vaadatavad, kui sa oled, ma ei tea, 30 minu puhul siis või 30, mis ma olen nüüd, 33 saan see aasta. 300. Et ma olen hästi mitu korda nagu üritanud tagasi minna mingite sarjade juurde, mida ma hindasin lapsena või teismelisena ja pettunud, kui halvad nad on. Ja muidugi, eks see väga oleneb sellest ka, kui kvaliteetset sarja tehti, et näiteks X-Filesi puhul ma kahtlen, et ma ei ole nagu väga palju neid hiljem vaadanud, aga ma kahtlen, et sealt nagu väga suurt probleemi tekiks või South Park või sellised nii-öelda Simpsonitest me juba rääkisime, eks ole. Aga on mingi terve hulk sarju, mille puhul ma vist enam ei suudaks vaadata ja see on täiesti random, sest Seks ja linn näiteks on selline sari, mis oli väga ju kõrge produktsiooni tasemega ja ei olnud selline nii-öelda suvaline sari, vaid oli ikkagi väga tugevalt nagu selle ajastu ja kõige poolt mõjutatud ja seda ka kandis edasi, aga ma ei tea, kas ma enam suudaks vaadata Seks ja linna, nagu lihtsalt kõik see tegevus, mis seal toimub, need tegelased, kõik see nagu olles nüüd hiljem vaadanud paar korda neid filme, siis ma ei tea, ma arvan või ma kardan, et see sari nagu absoluutselt enam ei kõnetaks mind. See pärineb ajast, kus veel olid linnad kui sellised ja oli ka seks kui selline. Et mõlemad kategooriad, nagu me teame, on möödaniku muusika. Jah, enam ei käi mööda linna ringi suvalistes klubides ja baarides oma sõpradega joomas ja siis otsimas tänavatelt uusi inimesi, kellega suhteid luua, sellepärast, et nii võib teised haigeks teha või ennast haigeks teha. Aga ma tahtsin selle jutuga jõuda umbes sinna, mitte jälle pandeemia juurde tagasi, vaid sinna, et ma avastasin ühe sarja, mis tehti 90-ndate keskpaigas, mida ma vaatasin, kui ma olin, ma ei tea. Las ma pakun. Oota. Ma veel mõned sellised umbmäärased asjad ütlen ära, et mida ma vaatasin, kui ma olin noorem. Ja mis mulle siis väga meeldis, aga ma ei oleks kunagi arvanud, et ma seda sarja veel korra elus üldse vaatan ja ma ei oleks kunagi arvanud, et ma seda nii väga naudin ja et see on nii hea sari. Sest mitte midagi selle juures, mis on minu mälus, ei oleks selle sarja kohta nagu öelnud, et see on hea sari. Aga ma olen seda nüüd vaadanud, terve esimese hooaja vaatasime siin ära seal nende kuumade päevade jooksul ja see on super hea, see oli nagu, vähemalt esimene hooaeg oli nagu tõsiselt hea. Nii, Walker, Texase korravalvur. Ei, aga see oleks võib-olla päris hea. Kui see ei ole see, siis ma ei tea, mida sa vaadanud oled. Sest, see sari jooksis TV3-st. Ma ei kujuta ette, et okei, TV3-st, see oli see helikopteri asi, see Airwolf. See ei olnud action sari, see oli perekomöödia. Okei, siis see võis olla midagi sellist nagu, nüüd mul läheb sassi juba, et mis tuli Kanal 2-st ja mis tuli TV3-st, aga pere, seal oli see, kus olid need, ma ei tea, 2 isa ja lapsed või mis iganes. Full House. Jaa, see oli 3 isa. See oli täiesti, ma armastasin seda sarja väiksena. Me vaatasime seda kogu perega ja see on täielik, see on täiesti jura. Ma üritasin seda uuesti vaata, Netflix tegi selle sarja uuesti. Ma märkasin seda uudist, aga ma ei vaadanud kunagi. No mina vaatasin nii seda uue sarja esimest osa, kui ka siis mõtlesin, et oi, see oli küll halb, et vanasti oli ju parem ja siis vaatasin korra paar vana osa ja leidsin, et ei olnud. See oli võib-olla isegi hullem. Siis mis veel perekonnast rääkis? 3. kivi päikesest rääkis perekonnast? Jaa. See oli natuke selline teistsugune perekond, sest nad olid kõik kosmosest pärit, aga me oleme kõik kosmosest pärit, olgem ausad, aga et kas selle sarja 3. kivi päikesest esimesed hooajad on väga head.
ka nagu tänapäeval vaadata, võib-olla ma ei tea, mingi 4-5 aastat tagasi vaatasin Kolmast kivi päikesest uuesti läbi ja ma ütleks, et ka see on hoidnud oma kvaliteeti, et see sari ei ole nagu, ma ei tea, mis ta oli nüüd siis meil, Full House, eks ole. Ja teine, mis mulle endal on meeldinud, on Kodukord, aga ma ütleks, et see, mis ta oli siis, Home Improvement, aga see ei ole ka kindlasti nii hästi nagu iganenud, et see on või vananenud, et ta on suhteliselt nagu, ma ei tea, mõned naljad ja asjad on seal ikka nagu väga veidrad tänapäeva kontekstis, aga noh, see whatever. Siis ma ei tea. Ma vaatasin sellist sarja nagu The Nanny. Issand. See on täiesti olemas Amazon Prime'is ja vähemalt selle sarja esimene hooaeg on täiesti kulda väärt komöödia. Okei. Uskumatu. Kas sa mäletad seda sarja? Vaatasid sa seda omal ajal? No mitte nagu, mitte vabatahtlikult. See Nanny, see peategelane Nanny kuidagi meenutas mulle alati seda Friendsist, selle Rossi vahepealset pruuti, kellel oli see kohutavalt häiriv naer. Ja just. Ei, ma ei tea. Ei, no räägi, mis siis, kuidas Nanny? No see on vaata see, kui väljas on 31 kraadi kuuma ja nagu absoluutselt ei suuda mitte midagi teha. Siis hakkad vaatama Nannit. Ja oled peast natuke soe ja siis nagu klõpsid ringi mööda erinevaid streamimisteenuseid ja kui Netflixis tõesti ei suuda enam midagi leida, siis sa mõtled, et no okei, äkki on midagi Amazon Prime'is ja siis nagu seal ka läbi scrollides jõuad väga veidrate valikuteni ja mõtled, et Nanny, et äkki see on nagu naljakas. Ja tuleb välja, et see on ilgelt hea ikkagi tegelikult, sellepärast, et ma ei tea, seal on nagu mitu põhjust, ta ei ole nagu mingisugune super hästi, noh ütleme, seal on ikkagi, kasutatakse lapsnäitlejaid ja lapsnäitlejad on alati selline 50-50, ja ausalt öeldes mina ei arvagi, et nendelt oleks nagu vajalik või mõistlik oodata mingit super tõsist nagu näitlemistalenti või võimet või mida iganes, et noh, see on natukene selline, noh vähemalt selle sarja puhul need päris noored näitlejad on noh, niimoodi tundub, et nende nii-öelda laused on filmitud natukene hiljem, sest stseeni ajal võib-olla nad ei suutnud seda õigesti paika saada või mida iganes, siuke natukene nagu lonkav on kogu see produktsiooni pool, aga see kirjutamine ja need tegelased ja see kõik on nagu super hea. Ja nii palju, kui ma aru saan, on see suuresti selle peategelase enda Fran Dreschery poolt nagu tehtud, sest tema oli see, kes üldse kogu selle asja nagu kokku pani, see on tema produtseeritud, tema loodud, ta tegi seda koos oma tollajas abigaasa Peter Mark Jacobsoniga ja see kõik lihtsalt sobib nii suurepäraselt kokku ja on väga naljakas. Nüüd ma kardan, et võib-olla nagu mida hooajad edasi, noh, paljudel sarjadel on see häda, et nagu algab tugevalt või siis nagu vähemasti jõuab kuhugi tugevasse punkti, näiteks teise hooaja alguspunktiks ja siis vaikselt nagu läheb, nagu kaotab oma teema ära ja ei ole enam nii põnev. Ja seda ma ütleks kindlasti näiteks Kolmas kivi päikesest läks nagu väga kiirelt crazy'ks kätte. Aga crazy'ks nagu halvas mõttes siis? Jah, noh, ütleme niimoodi, et näiteks 4 hooaega vist Kolmast kivi päikesest on täitsa nagu head. Aga noh, jällegi mingi hetk nagu sul saavad sellised esimesed head mõtted otsa ja hakkab nagu natuke keerulisemaks minema, aga ma ütleks, et vähemalt esimene hooaeg The Nanny't ma väga soovitaks vaadata. Okei, see on nagu kõige üllatavam soovitus popkulturistide ajaloos sinult mulle, nii et ma kindlasti pean siis proovima ära selle asja. Nanny, okei. Ma annan märku siis järgmine kord, kuidas läks sellega. Anna märku, jaa. Et selles suhtes ma ise ka ei oska nagu seda seletada, sest ma olen üritanud nagu need sarjad, mille puhul ma olen arvanud, et see mulle meeldiks. Näiteks ma olen üritanud seal samas Amazon Prime'is samasuguses meeleolus üritanud vaadata tuvikesi ja ma lihtsalt ei viitsi. Mitte tuvikestel, ma ei usu, et nendel nagu midagi väga viga on, et noh, ütleme see sügavalt seksistlik huumor, jah, võib-olla tänapäeval ei oleks enam nagu telekas
oodatud või tehtav, aga noh, ma arvan, et kuna see on nii üle võlli keeratud sari, siis kõik saavad aru, et noh, selle kontseptsiooni üle nagu tehakse nalja ja seda nagu parodeeritakse ja seda nagu ei noh, kujutata kui tõsiseltvõetav, eks ole, lähenemine. Aga ta lihtsalt on igav vaadata ja ma ei tea, et see on täpselt see, et see on nagu täringu viskamine, et sa ei tea täpselt, kas see sari, mis sulle tol hetkel nagu hullult meeldis, tänapäeval enam on vaadata või mitte, vahel lihtsalt sa avastad, et ma ei tea, The Nanny on nagu parim asi ever. Oho. Kusjuures tuvikesed, see peab olema küll üks nagu kummalisemaid tõlkeid Eesti, ma ei tea, telekava ajaloos, sest et originaali pealkiri on ju Married with Children, et mis juhtus? mis juhtus? Sest et tuvikesed ei ole isegi ju mingisugune nagu väljend või noh, see ei ole isegi mingi, see ei ole nagu noh, see ei ole ju nii, et nagu, et inimesed, kes istuvad kodus, ma ei tea, mingi, et keskklassi pereinimesed, et see oleks näiteks mingi hüüdnimi nagu keskklassi pereinimeste kohta või... No pigem on need nagu armutuvikesed, vaata äsja abiellunud või kuidagi võib-olla seal mindi selle abielu peale, et married, eks ole, et jaa, aga siis tuvikesed. Nagu, siis on ju täiesti ikkagi valesti, sest et see ei olnud üldse nagu see, mida selle sarja... No, see ei olnud selle sarja sisu ja alustades pealkirjast sellele puudus viide ka pealkirjas endas, et tegu oleks kuidagi värskelt abiellunud sellise nagu mesinädalate siukse õhinaga, ei. Ja see pealkiri pigem viitas sellele, et see abielu on see tore pool ja siis tulid lapsed ja kõik rikkus ära või kuidagi nagu vaadata seda, kuidas see kirjutatud on ja kuidas seda tiitlil nagu esitleti. Ja, just oli jah, nii. Aga noh, võt ei tea. Ei tea. No siis võiski olla nii, et tõlkija vaatas ära, kui tuli Married ekraanile ja siis pani pausile ja siis tõlkis ära ja siis pidi jooksma näiteks bussi peale või ei tea. Hakkas nännid tõlkima. Ja hakkas nännid tõlkima. Sest selle sarja pealkirja ei tõlgitudki ära. Lihtsalt oligi nänni eesti keeles. Ja, see on ka nagu huvitav jälle nagu, et... Väga palju huvitavaid tõlkeid on olnud läbi aegade meil seal Eestimaa telekavas. Päästja koolikeel oli päris hea tõlge minu meelest, sest sa oleksid võinud nagu, ma ei tea, koolikella poolt päästetud või kuidagi, aga panna see nagu päästja koolikeel, see minu meelest on kuidagi väga luuleline. Ja see on üks õnnestunumaid tõlkeid, kui nüüd niimoodi selle asja peale vaadata. Ma pole selle peale mõelnud, aga tõepoolest see oli algusest peale nii suupärane ka, et vaat see ongi, vaata, parim tõlge ongi ju nagu läbipaistev põhimõtteliselt, et see on selline tõlge, mis sulle kohe sobib ja mille peale sa rohkem ei mõtle eraldi kuidagi, et see tõlge nagu, selle tõlke kaudu sa pääsed juba nagu materjalile ligi ilma tõrgeteta, et see on see parim tõlge. Nii et popkulturistide tõlkeauhind läheb päästja koolikella tõlkijale, pealkirja tõlkijale. Veel pandeemia meelelahutusest rääkides üks asju, mida ma vaatajat kõige rohkem ootasin nüüd, oli see, et ma saaksin The Last of Us Part 2'd mängida. Ja kes ei tea, millest ma räägin, siis tegu on, võib öelda ilmselt, et nagu käesoleva aasta nagu ühe kõige nagu maailma mastaabis ühe kõige oodatuma videomänguga ja ühtlasi see mäng tähistab nagu PlayStationi 4. põlvkonna sellist lõppu, et rohkem selliseid nagu suuri mänge PlayStationile eraldi välja ei tule, et see on siis viimane PlayStationi siuke eksklusiivmäng, mida ei ole võimalik mängida ei arvuti peal ega Xboxi peal ega ma ei tea, telefonis, et sa pead omama PlayStationit, et seda mängu mängida ja see on PlayStationi siuke viimane siuke suur müügiartikkel siis. Ja The Last of Us 1 oli ka suur sündmus ikkagi mängumaailmas ja viis sellist nagu seiklus horrori žanrit
ikka tublisti edasi, sest et selline nagu selle nagu mängitavus või juhitavus ja see mängu füüsika, nagu vahel öeldakse, ja kuidagi graafika ja see loo jutustus seal, et see kõik kuidagi avaldas ikka nagu väga paljudele inimestele muljet ja lausa nii palju, et teise osa valmimisel oli ikka nagu päris tõsine kadalipp tuli läbida tegijatel. Ma lugesin Wiredist sellist, ma ei tea, mingil määral huvitavat sellist nagu kokkuvõtet sellest teise osa saamisloost, et milliseid võitlusi tegijad pidid seal võitlema fännidega ja vihkajatega. Seal juhtus palju asju, seal teatavasti ju nagu häkiti vahepeal on ju nende süsteemi sisse ja siis seal otsustaval hetkel lekkis avalikkuse ette siis mingeid videoid sellest mängust, mis nagu spoilisid ära seal mõned üllatused, mis olid nagu suured üllatused, mida tegijad kindlasti ei tahtnud, et keegi teaks enne, kui mäng päriselt välja tuleb ja siis juhtus seal muidugi see teema, et kuna seal mängus on ka tegelasi, kes ei ole võib-olla nagu ei ole tingimata heterod ja ei ole tingimata võib-olla kuidas öelda nagu kus on nagu sellist nagu soolist sellist nagu ambivalentsust ka või mingit soolist nagu sellist mis on see, no ütleme, et nagu trans-teemad on seal sees, on ju, kuuldavasti, ma ei ole sinna kohta veel jõudnud, aga see oli üks asi, mis spoiliti ära, et siis mõned fännid said sellest haisu ninna ja siis hakati ründama mängu tegijaid, et hakati nagu ahistama online'is, hakati ähvardama ja seal selle mängu looja, kes seisis selle meeskonna eesotsas ja kes oli ka esimese mängu selline nagu peaarhitekt Neil Druckmann, sai siis seal ähvardusi, ma ei mäleta, kui tõsised ähvardused need olid, aga see sai ähvardusi, et neid ähvardusi tuli piisavalt, et ikkagi Naughty Dog mingil hetkel ka tegi niisuguse avaliku pöördumise, et nad ei tolereeri nagu, et see on nagu üle piiri juba, et sellist nagu nende stuudiotöötajate nagu ahistamist ma ei tea, erinevate mis iganes, no et ei ole, et nad ei tolereeri niisugust asja, on ju, et mingit poliitilist või väärtuspõhist mängufännid, kes ründasid neid mänguloojaid sellepärast, et nad olid siis mängu lisanud transtegelase või et seal on nagu gei-teemad sees ja nii edasi, et seal Wiredi loos toodi ka välja mingisuguse fänni, ma ei tea, ma paneks selle nagu jutumärkidesse siis nüüd juba, et mingi fänni tweet, mille ta oli ättinud siis nagu Neil Druckmannile, selle mängu põhiloojale, kes ühesõnaga, et tweeti sisu oli midagi sellist, et The Last of Us esimene osa oli mu elu üks kõige suuremaid mänguelamusi ja et see on üks mu läbi aegade lemmikmänge, palun ära riku teist osa ära sellega, et sa tood oma isiklikud vaated sinna mängu sisse. Mis on täiesti nagu ühesõnaga, ma tean, et nagu seda laadi siuke nagu sotsiaalmeedia plähmerdamine, see niikuinii ei vääri nagu mingeid küünlaid nagu, või nagu et siin ei ole mõtet nagu ennast üles kütta üldse, sest et nagu ühesõnaga, see on energia raiskamine nagu kõigile osapooltele kokkuvõttes, on ju, et see ei ole nagu tavapärane silmast silma suhtlus ja see on nagu suuremas osas ongi siuke plähmerdamine, millel nagu puudub mingisugune tummisem sisu või mingisugune nagu midagi, millest nagu kinni hakata ja mille kaudu nagu edasi liikuda sisukama aruteluni. Aga seda pean küll ütlema, et see on mingi asi, mida ma olen ka nagu teiste loojate puhul märganud, et nad on vahel seda välja toonud, et nende nii-öelda fännid nagu aeg-ajalt teevad nagu pöördumisi nende poole, et ma teiega, näiteks kas või Amanda Palmer on ju, kes on nagu ka üks meie üks püsirubriik. Läbivaid tegelasi. üks läbivaid tegelasi meie saatesarjas.
et talle on päris palju ikkagi öeldud seda, et jaa, et sa oled nagu nii äge muusik ja nagu olen fännanud sind 10 aastat, aga please nagu aitab sellest poliitika jurast ja ära palun nagu räägi rohkem oma nagu vaadetest ja tõekspidamistest, et lihtsalt tee oma muusikat, on ju. Mis ta muusikas siis üldse alles jääks või mis ta liistud siis on? No täpselt ja see ongi täiesti absurdne nagu, kui inimesed, kes peavad end fännideks, hakkavad selliseid ettekirjutusi tegema oma nii-öelda iidolitele, et noh, ühesõnaga mulle tundub nagu, et see on nagu absurdne, see on lihtsalt, et nagu, et mis inimene, mismoodi sa pead mõtlema nagu, sa pead olema ilmselt siis kas nagu väga noor, on ju, et sa ei saa nagu aru päris täpselt, et mida sa ikkagi nõuad või soovid siin, või siis reaalselt sa oled nagu noh, nagu rumal. Et kui sa nagu kirjutad oma nagu lemmikmängu autoril kirjutada, et jäta oma vaated palun teisest osast välja, sest et muidu sa rikud selle mängu ära. Nagu kust sa arvad, et see esimene osa siis tuli nagu, või kuidas saab üldse nagu luua midagi niimoodi, et sa jätad oma vaated totaalselt välja sellest nagu, ma ei saa sellest minu jaoks on isegi natukene arusaamatu, et mis siin on tegemist vaadetega, kui sa lihtsalt nagu kujutad mängu maailmas, ütleme, inimesi mitmekesisemalt, sest noh, lõpptulemusena, kas see meeldib sulle või mitte, maailmas on erinevaid inimesi, mitte kõik mängud ei ole just nagu, või üldse enamus meedia ei ole väga suurepärane selles, et seda variatsiooni nagu kujutada, aga ma isegi ütleks, et lihtsalt selle nagu variatsiooni arvesse võtmine oleks mingisuguse isikliku vaatevinkli väljendamine või poliitilise meelsuse nagu väljendamine. See tundub mulle nii võõras ja arusaamatu, et öelda, et sa panid oma mängu mingisuguse teistsuguse sooga või ma ei tea, seksuaalsusega inimese, et see on kuidagi nüüd mingi poliitiline statement, kuivõrd nagu väga paljud mängutegijad lihtsalt püüavad arendada mitmekesiseid karaktereid ja huvitavaid karaktereid ja ma nagu ei saa aru. Et sa lihtsalt näitad maailma, näitad samu asju, mis maailmas juba on olemas nagu, aga kui sa ei näita seda nagu samade piirangutega, millega mõned inimesed eelistavad näha maailma, siis sa järsku tood sisse oma vaated justkui nagu, mitte sa ei kujuta lihtsalt maailma laiemalt või mitmekesisemalt, ehk siis nagu sarnasemalt sellele, missugune see päriselt on. Ühesõnaga, The Last of Us, see ei ole mingi spoiler, nagu et The Last of Us 2 peategelane on Ellie, kes oli ka esimeses osas üks 2 peategelasest. Ja Ellie on tüdruk, kellele meeldivad tüdrukud ja see ongi kogu lugu ja siis seal, no see ei ole isegi mingi kandev motiiv seal, see lihtsalt nagu, et mulle nagu väga meeldis Neil Druckmanni kuidagi, noh, kuidas ta kirjeldas oma eesmärki üleüldse, et mida ta püüdis saavutada selle mänguga, et see oligi see, et ta nagu ta tahtis väga, et tal oleks nagu, tahtis luua mängu, kus oleks tugev ja iseseisev naissoost peategelane, kes ei oleks seejuures kuidagi nagu üle seksualiseeritud. Sest et vaata mängumaailmas nagu noh, kõige aktsepteeritum või kõige populaarsem naispeategelane, tugev naispeategelane loomulikult Lara Croft, on ju. Et Tomb Raider, nagu kõik Eestis ütlevad. Et nagu et Tomb Raideri puhul pole nagu kellelgi on mingit nagu probleemi juba algusest peale, ma ei tea, aastal 94 või millal iganes tuli esimene osa välja, kui ta oli veel tohutult kandiline ja siuke polügooniline. Siis suht esimese asjana ju kohe hakkas liikuma ringi netis mingisugune koodijupp või mingisugune plugin, mille abil sai teha nii, et tal riided üldse seljast kaoks, nagu et ta jooksis seal koobastes ringi nagu ihualasti, on ju, siukeste nagu kolmnurksete dissidega. Et noh, see nagu, see kõik ongi kuidagi, no et kui tahta, siis siit saab väga lihtsalt nagu selle pinnalt saab luua mingi väga lihtsa üldistuse nagu, et see geimerite community üleüldiselt nagu ei ole võib-olla nii harjunud, ühesõnaga, et see on nagu, et seal on ikkagi pikalt domineerinud siukse nagu teismelise kiimas rahuldamata poisi nagu siuke nagu või võib-olla siukse veidi misantroopse nagu poisi siuke nagu, kuidas öelda, nagu
tema eelistused nagu, või tema maitse eelistused. Ja see, kui sul on lõpuks nagu mingisugune tugev naiskangelane, kellena sa pead mängima seal mängus, aga samas nagu sa ei saa imetleda tema nagu kannikaid, kui ta ronib mööda kaljunukki üles või sa ei saa nagu, mida iganes, et seal ei ole nagu sellele üldse rõhutud, kui nagu, ma ei tea, seksapiilne ja kui nappides rõivastest ta ikkagi seal nagu maha laseb, on ju, mingeid armeede kaupa nagu mingisuguseid inimesi, on ju. Et siis see on nagu järsku nagu tohutu probleem nagu mingile segmendile mängijaskonnast siis, kes ei ole nagu harjunud, et võib-olla nagu naissoost kangelanna võib olla ka nagu natuke rohkem nagu päris inimene, kellel on nagu erinevaid soove ja tunge ja tundeid ja kes ei ole otseselt nagu pandud sinna ekraanile selleks, et sul nagu kohe kõvaks läheks nagu, et ta on nagu lihtsalt nagu, et saad aru, et ta on nagu inimene hoopis, mitte mingisugune nagu kumminukk nagu, et ja mingi sarnane arutelu tuli ju Bayonettaga ka välja, et et kas tõesti see nagu tegelane, olgu on eks ole, tugev ja võimas ja peaosatäitja, aga kas ta ilmtingimata peab olema alati nii üleseksualiseeritud, mis Bayonetta puhul oli ju kindlasti väga, väga tugev argument, aga ütleme, mänguloojate, eks ole, isiklik arvamus seal lõpuks, aga see kurb tõsiasi seal taga on see, et kuigi võiks olla ruumi kõigile ja kõigele, siis kahjuks ikkagi lõpptulemusena peamiselt jääb peale see, nagu sina seda asja kirjeldasid, et võimalikult seksikad naistegelased, kui üldse. Ja ma olen väga mitmetelt naismänguritelt kuulnud seda, ma isegi ei taha öelda naismängurid, sellepärast, et me oleme ju kogu aeg siin rääkinud ka sellest, et mängimine võiks ju olla nagu, või arvutimängud või videomängud, võiks olla kõikidele vanustele, kõikidele inimestele nagu hea väljendusviis või tegevus või lihtsalt nagu tore ajaviitmisviis. Ja ma olen väga palju kuulnud inimestelt, naistelt, kes mängivad, et tihtilugu, eriti kui nad olid nooremad, nad ei leidnud mängude seast nagu endale tegelasi, et nad pididki mängima kas meestegelastena, sest nad ei saanud nagu mängida endana või nendel ei olnud nagu seda sideme loomise võimalust. Ja viimasel ajal, nüüd on mu enda abikaasa ka hakanud palju rohkem mängima, kui ma vaatan, mis mänge ta on mänginud ja mis tal on väga meeldinud, siis Stardew Valley's sa said, eks ole, valida ise endale tegelase, sa said seal mängida naisena ja ta seda tegi. Pärast seda ta mängis mängu nimega Gree, kus on naispeategelane ja sealjuures veel väga nagu sisukas tegelane või väga nagu tugeva looga tegelane. Ja pärast seda Child of Lighti, kus samamoodi siis on tüdruk peaosas ja ka see nii-öelda kangelane ja mitte üldse seksualiseeritud, sest see oleks nagu ikka väga creepy. Ja nüüd ta mängis Flame in the Flood, mis samamoodi on tugeva naispeategelasega, et selles suhtes, et nagu mis on väga lahe mäng, ma pean märkima. Mis on väga lahe mäng. Väga meeldis. Ja nagu esiteks nagu väga lahe on, et sellised mängud on olemas, et sul on, eks ole, võimalus valida, aga omaette küsimus on see, et miks neid peab olema vähem ja üleüldiselt mängudes, kus pole võib-olla tegelase orientatsioon või seksuaalsus või mis iganes nagu sugu oluline, et kas seda peab siis saama ainult üheks jätta või võiks seda olla palju rohkem valida. Ütleme, see teema on mul alati nagu kuidagi pähe tulnud, kui ma kuulen neid lugusid, sest ilmtingimata on need alati lood. Minul ei ole seda mängurina kunagi pidanud ette tulema, et ma justkui ei saa endana mängida, sest enamasti see kas pole oluline või siis tõesti enamus mängudes on ju peategelane, tugev meestegelane, kellega ma kohe tahan samastuda, et ma olen ka nii äge. Nagu DJ Blazkowicz. Aga see on ütle siis kuulajatele ka mängust Wolfenstein. Jah, just, kes laseb ribadeks kõik natsid. Aga selle probleemi nagu juured on üsna ilmselged, et siin ei pea isegi väga nagu mingit nagu uurimustööd nagu tohutult tegema, et aru saada, kust see kõik nagu tuleb, sest et ongi, et ühest küljest on see
see peegeldab nagu mängijate sellist nagu profiili, on ju, paljuski. Ja teisalt see peegeldab ka tööstuse enda sellist see peegeldab seda, et mis inimesed sinna tööstusesse, mis inimesed seda tööstust juhivad. Et olles nüüd kauem kui aasta varsti juba, jah, ühesõnaga, et ikkagi üle aasta juba nagu aktiivselt Zaum stuudios tegev ja olles kokku puutunud erinevate nagu olles saanud nagu selle tööstuse nagu köögi poolt näha, on ikkagi täiesti ilmne, et seda tööstust suuresti veavad, juhivad ikkagi sellised 20-ndates, 30-ndates valged mehed lihtsalt, kellel ei ole nagu võib-olla ka suhtlusringkonnas väga mingit tohutut nagu mitmekesisust ja siis, kui su publik on üsna homogeenne ja su kollektiiv on üsna homogeenne, siis see nõuabki nagu eraldi mingisugust sükest ma ei tea, sul peab ikka nagu, muusa peab nagu külla tulema ja kuidagi koputama õlale, et sa sellises positsioonis olles kuidagi ise omal initsiatiivil tunneksid vajadust järsku nagu midagi siis nagu muuta oma loomingus. Ja sellepärast ongi väga oluline minu meelest see, mida The Last of Us 2 teeb, et jällegi ma ei ole nagu nii, ma ei ole veel jõudnud nagu nende trans-teemadeni, aga kuna ma tean, et seal kuskil see teema nagu üles kerkib, et siis ma olen selleks juba ammu valmis ja nii, aga et ma ei tea, kuidas seda on presenteeritud, on näiteks üks mu kolleeg nagu, kellele nagu üldiselt see mäng meeldis ja kes on nagu väga, väga cool inimene ja nagu kelle jaoks nagu kogu see Ellie gei teema ka nagu ei olnud üldse, see ei olnud üldse isegi mingi teema, on ju, et see ei olnud nagu mingi, et ja kas sa kuulsid, et see oli nagu, et jah, et see ongi elu, on ju. Aga näiteks selle trans-teema peale tema nagu reaktsioon oli, et selle koha peal ta tundis, et võib-olla see stuudio nagu püüdis olla natuke liiga woke. et võib, et nad võib-olla nagu vajutasid nagu juba nagu, et oli tunda, et natuke nagu liiga püüdlikult on nagu vajutatud mingit sükest nagu päevakajalisuse pedaali, on ju. Et ma ei tea, kui ma lõpuks olen ise mängu läbi teinud, siis ma võin nagu omapoolse kommentaari nagu ka kuulajateni tuua, aga ühesõnaga, et see selleks, mul on niisugune tunne, et ikkagi nagu igasugune niisugune püüdlus nagu mitmekesistada ja mitte nagu jõuga mitmekesistada, aga mitmekesistadagi ikkagi fantaasiaküllaselt ja lahedalt ja loomulikult see kõik, see on seda vaeva väärt ja nagu kui sul on nii suur platvorm reaalselt nagu The Last of Us 2 tegijatel nagu Naughty Dogil, kui sa reaalselt lood mängu, mida mängivad nagu 10 miljonid inimesed maailmas, et siis sellega sa võid ikkagi kuskil midagi päriselt muuta. Sul on suur platvorm ja The Last of Us 2 loodi, selle loomise käigus oli, ühesõnaga see stuudio kutsus nagu erinevaid nagu testmängijaid endale külla, kes siis nagu mängisid erinevaid stseene, mida seal parasjagu arendati, mille kallal nagu tegijad töötasid ja siis need mängutegijad nagu jälgisid mängijaid läbi kaamerate. Et see Neil Druckmann ise ka oli istunud oma office'is ja nagu erinevatelt monitoridelt siis nagu jälginud mängijate reaktsioone ja selle pinnalt siis nagu ühesõnaga nagu tehti neid stseene siis nagu veel pinevamateks ja veel kaasahaarevamateks ja liigutavamateks ja nii edasi. Et üks testmängija oli tulnud nagu välja siis sealt oma putkast ja tema kommentaar tegijatele oli see, et wow, ma vist pean oma vaateid natukene nüüd nagu korrigeerima. Või et kuidagi, et see mäng nagu, ühesõnaga jällegi mitte nagu nõmedas mõttes, et et see mäng kuidagi sundis teda tegema midagi, mida ta nagu ei taha teha, aga reaalselt, et see mäng oli nagu avardanud tema silmaringi, see mäng oli nagu
teinud ta pea natuke rohkem lahti, pea ja südame. Aga võt see jah. asi, mida sa just ütlesid, et see mäng oli avardanud ta silmaringi, see minu jaoks nagu kuidagi nullib ära väga tihti need argumendid, et aga nad teevad seda sellepärast, et see on täna teema, et ühesõnaga nad kaasavad neid tegelasi või nad loovad neid tegelasi sellepärast, et sellest räägitakse täna nii palju. Aga mille muu pärast siis ma olen täiesti kindel, et enamus inimesi ei jäta välja mingit osa, ma ei tea, kultuurist või teistest inimestest või oma kogukonnast sellepärast, et nad nagu meelega tahaks neid välja jätta, vaid nad lihtsalt ei tule selle peale. Ma arvan, et enamasti ei ole seal mitte midagi pahatahtlikku, see on lihtsalt meie kõigi kollektiivne rumalus. Me ei pane tähele asju, millest me ei ole väga teadlikud, mis meiega igapäevaselt nagu väga ei suhestu. Ja kui keegi tuleb välja ja ütleb, et kuulge, et siin on muide nagu teised inimesed ka, kes tunnevad, et neid on natuke kõrvale jäetud, ja tunnevad nagu ennast natuke kehvasti, võib-olla sellepärast, võib-olla ei tunne ka täna, aga ma ei tea, võib-olla oleks nagu lahe, kui neil oleks ka mingi esindatus ja sa sellele reageerid ja mõtled, et jaa, kuule, tõesti, ma ei olnudki sellele varem mõelnud, ma nüüd teen nii, siis see on ju kogu asja point, et nagu öelda, et see on ainult lihtsalt reaktsioon sellele, et täna sellest palju räägitakse. Ma ei tea, see tundub nagu jah, see ongi reaktsioon sellele ja see on ju õige reaktsioon sellele või ütleme, okei reaktsioon sellele. Ma lihtsalt, ma ei saa aru sellest tihtilugu. Aga ma saan aru, et eriti meie kuulajaskonnas see on suhteliselt mingi preaching to the choir või hetkel mul nagu seina poole nagu lärmamine, et see, aga ei, mitte seina poole. Seina poole lärmamine see tähendaks just seda, et meie kuulajad ei nõustu meiega, et sein on ees, aga preaching to the choir, ja see võib küll olla. Ei olegi nagu hate meili saanud. Siinkohal küsimus heiteritele. Kus te olete? Kas te ei tea meie meili aadressi? popkulturistid@gmail.com ei, ma ei tea, et see kõik nagu ma leian, et see on ikkagi nagu ma arvan jah, et nagu kui sul on selline, kui sul on selline platvorm, et sind kuulavad tuhanded või 100 000 või miljonid, siis sellega, siin ikkagi kehtib see vanasõna, et with great power comes great responsibility. Ja kuidagi teeselda, et seda vastutust või et seda võimu ennast nagu ei olekski, et ma ikkagi saan teha kõike nii, nagu ma tegin siis, kui ma lihtsalt sahtlisse kirjutasin mingisuguseid laulusõnu või luuletusi, et see on lihtsalt nagu enesepettus või ma ei tea, kuni selleni välja, et näiteks ma sattusin eile Taylor Swifti Instagrami kontole ja nägin, et tal on 123 miljonit jälgijat. Et seal on nagu, vaata, see nagu loeb, et inimesel on nii suur platvorm ja siis tõesti juba nagu miks mitte kasutada seda tööriista selleks, et suunata asju nagu paremuse poole. Ja ma saan aru, et paremus on nagu neis teemades, neis rubriikides on paremus nagu väga subjektiivne selline hinnang, on ju, et see, mis nagu, ma ei tea, vasakpoolsetele on paremus, ei pruugi seda olla parempoolsetele ja nii edasi, aga sinna mülkasse ma praegu ei taha nagu sattuda. Et mis ma öelda tahan, on see, et näiteks jällegi üks mu kolleeg siin Inglismaal tuuritab sageli bändidega ja muusikutega, et on nende nagu selline helitehnik ja üks popartist, kellega ta on pikalt koostööd teinud, kes oli siin Inglismaal vahepeal isegi suhteliselt kuulus, ta mingil hetkel Taylor Swift pani tema mingisuguse pala umbes oma mingisugusesse avalikku playlisti ja hõikas välja, et siin on minu, ma ei tea, mis iganes viimase aja lemmiklood või mis iganes ja puhtalt tänu sellele, et ta sinna playlisti sattus,
tuli tal vist reaalselt nagu mingeid miljoneid nagu jälgijaid ja kuulajaid tuli järsku nagu juurde. Et noh, see ongi sotsiaalmeedia ühtlasi ka, et kui sa oled nagu, kui sul on nagu tohutu suur kuulajaskond, siis sinu sõna maksab palju või sinu sõnal on nagu päris suur jõud. Ja tulles Taylor Swifti juures tagasi mängutegijate juurde, siis ma arvan, et üha rohkem võib-olla mängutegijad saavad aru, et ütleme, mida lähemale nihkub mängutööstus sellisele nagu kultuuri, ma ei tea, nagu hierarhia tipu poole. Et kui varasemalt see on olnud ikkagi nagu rohkem siuke nagu madalam kultuur või siuke nagu on peetud nagu laste ja ma ei tea, ebaküpsete luuserite pärusmaaks, et siis üha rohkem nihkub ikkagi mängutööstus ka siukse nagu kõrgkultuuri poole, ja kui siin juba jagatakse nagu prestiižseid auhindu mängudele ja kiidetakse neid nagu hea teksti eest, ühesõnaga, et selle nagu kirjanduslikku väärtust on hakatud hindama, mõningate mängude kirjanduslikku väärtust, mõningate mängude sellist nagu visuaalkunsti väärtust ja nii edasi, et seda rohkem ilmselt tegijad ka nagu mõistavad või teadvustavad endale või vähemalt valgustunumad neist, et nende käes on suur võim ja et nad võivad päriselt muuta maailma paremaks paigaks, mitte ainult lahutada 15 minutiks või tunniks mingite mängijate meelt. Jah, see on selles suhtes huvitav teema. Ma jäin vaatama nimekirja, et kellel on Twitteris kõige rohkem jälgijaid, sest ma kuidagi arvasin, et praegune USA president võiks seal olla kuidagi jube kõrgel. Aga minu üllatuseks on hoopis esimesel kohal eelmine USA president Barack Obama on kõige suurem jälgijaskonnaga Twitteri konto ja Taylor Swift isegi omab rohkem jälgijaid kui praegune USA president, nii et väga, väga üllatav nimekiri. Ja minu arust Obama ühtlasi on ikka veel ka kõigi aegade kõige populaarsema tweedi autor. Vist isegi esimene ja teine nagu populaarsuselt esimene ja populaarsuselt teine tweet, mõlemad vist on Obama tweedid ja siis juhtuski, ma ei tea, kas paar kuud tagasi umbes või nii, juhtus see naljakas asi, et üks koomik kirjutas, kui mindi selle Elon Muski raketiga sinna kosmosejaama, ja siis vaata üks koomik kirjutas siukse tweedi, et palju õnne astronautidele, kes täna maalt lahkusid, hea valik. Et siis see tweet nagu järsku sai tohutult populaarseks niimoodi, et ta tõusiski vist 3. kohale, et nagu, meeletult palju retweete ja like. Jah, väga lahe. Ma ei osanud seda mängude teemale midagi nagu väga asjalikku otsa öelda, sest ma arvan, et sinu kokkuvõte oli juba väga hästi kõike üle võtta, aga olles nagu täna sellisel liinil, et üleminekud oleksid võimalikult mitte sujuvad ja hüplikud, siis ma tahaks öelda, et ma ka mängin vahepeal. Ja siia otsa ei tule mitte midagi? Ei, ma tahaks kahest mängust rääkida. Ühest natuke vähem ja teisest võib-olla natuke rohkem. Kas ma alustan sellest, mis võtaks nagu vähem aega või ma alustan sellest, mis võtaks hästi palju rohkem aega? No üldiselt vaata, inimestele mõjuvad lood kuidagi niimoodi, et isegi kui keskmine osa natuke venib ja võib-olla muutub igavaks, et seni kuni nagu lõpp on, kui mitte lõbus, siis vähemalt meelde jääb ja kuidagi siuke nagu siis inimese üldmulje sellest loost on ikkagi positiivne. Samas, kui lugu on nagu läbivalt üsna põnev, aga lõpp vajub ära, siis üldmulje on ka kohe selle võrra kehvem. Nii et ma arvan, et selle järgi otsusta. Lõpp peab olema nagu vägev. Ma kardan, et siis me oleksime pidanud saate juba ära lõpetama. Aga et see on juba ette kaotatud. Kuna me ikka jätkame, siis ma teen niimoodi, et ma kõigepealt räägin sellest, et vaatame siin mõni aeg tagasi rääkisime rulasõidust ja rulamängudest, spetsiifiliselt Tony Hawk'i
rulamängude seeriast ja nüüd on jõudnud kätte see õnnis aeg, et kohe-kohe septembri alguses tuleb välja siis nii-öelda Tony Hawk's Pro Skateri esimese ja teise osa nii-öelda siis uus versioon. Need 2 mängu on kokku pandud, kõik väga ootavad, siin on lisatud, vahepeal on tulnud hunnik videosid, kus siis näidatakse, mis muusikat seal kõike kasutatakse, kõik vanad hitid on olemas ja on ka siis nii-öelda näidatud neid uusi tänapäeva noori rulatajaid, kes on siis lisatud sinna mängu rastrisse. Aga mis kõige põnevam on see, et vahepeal nendele, kes on selle mängu eeltellimuse teinud, nendele on nüüd kättesaadav siis esimene demo, kus sa saad mängu esimest levelit mängida, küll ilma ühegi eesmärgita, aga sa saad lihtsalt ringi sõita ja trikke teha. Kas sa kuulud ka nende privilegeeritute sekka? Üldiselt ma ei osta mänge ette, sellepärast, et ma kunagi oli selline, või mitte isegi kunagi, vaid mõni aasta tagasi veel oli selline YouTuber nagu Total Biscuit, üks siuke briti mängude arvustaja või ütleme siis mängude ajakirjanik või YouTuber või kes iganes, kes küll kahjuks väga noorelt suri vähki, aga töötas põhimõtteliselt kuni oma elu viimaste hetkedeni ja oli üks nagu väga sisukas mängude teemal kõneleja. Ja ka olles nagu väga tugeva arvamusega inimene, siis ta väga palju siis ka kas meeldis või ei meeldinud. Ja minule üldiselt tema nagu videod ja tema jutud ja tema mõtted meeldisid ja tema oli väga tugevalt selle poolt, et ära osta ette mänge, sest sa põhimõtteliselt annad juba firmale nagu raha ära ja see mäng võib tulla nagu tõesti kohutav ja sa ei saa enam hääletada oma rahakotiga, et oota ära, kuni see mäng on väljas ja kui ta on hea, siis nagu premeeri seda mänguloojat, ära lihtsalt nagu viska raha tema poole, et ükskõik mis jura ta teeb, eriti on see nagu relevantne nende remasterite ja uusversioonide puhul, sest seal teatakse, et on ju terve hulk inimesi, kes lihtsalt ostavad ta selle pärast, et see on nende, ma ei tea, lapsepõlve lemmiku uusversioon. Ja seetõttu ei tasu nagu neid eeltellimisi teha. Aga sellel korral ma ei suutnud vastu panna, ma väga-väga tahtsin teada, proovida, kas see mäng on ikka seda väärt, kas lõpuks ometi me saame uue modernse Tony Hawk's Pro Skater mängu, mis mängib nii, nagu mina seda mäletan ja mis on tõesti mõnus ja lahe ja äge. Ja ma pean ütlema, et selle demo järgi öeldes ma ei pettunud, et see on väga äge. Mulle väga meeldib seda mängida. Ja sa mängid seda oma PC peal? Jaa, see nii-öelda demo on kättesaadav, ma saan aru, siis ma ei tea, kas nüüd enam ongi, sest see nii-öelda demo on juba väljas ja seetõttu see eeltellimise aeg nagu on kaotanud oma mõttega, võib-olla see pakkumine ikka veel kehtib. Aga ta oli siis kättesaadav Xboxi, PlayStationi ja PC peal. Need on need platvormid, millel siis see mäng üldse välja tuleb. Võib-olla hiljem mõnel muul ka, aga ma tõesti jäin rahule. Seal oli võimalik isegi nupud seadistada nii, nagu mina vanasti mäletan, sest vahepeal on juhtunud see, et klaviatuuridel on ära kadunud need numbriklahvid siit parema käe alt. Aga Tony Hawk'i arvuti peal mängides oli see põhiline nuppude konfiguratsioon niimoodi, et sa mängisid nooleklahvidega ja siis parema käega siit kõrvalt kasutasid seda numbriklahvide osa, et trikke teha ja minul on see niimoodi lihastesse kinni jäänud, et ma ei tahagi enam kunagi teistmoodi mängida, nii et ma olen väga rahul. Aga tegelikult ma sellest mängust ilmselt räägiks pikemalt kunagi siis, kui see väljas on ja ma tunnen, et sellest on midagi rääkida, millest ma tahaks võib-olla mõni hetk pikemalt rääkida, on selline veider moodustis, veider mäng nagu Animal Crossing. Jaa. Kas me võime sellest teha eraldi rubriigi või? Sest et see on nii nagu, see on minu arust on oluline teetähis, et sa nüüd oled Animal Crossingu mängija. See on oluline asi. Ma ei tea, kuidas ma selle mängu suhtes nagu tunnen, sest... Oota, paneme selle tirriga siis. Paneme tirri või? No paneme. Ühesõnaga, ma ei tea, kuidas ma selle mängu kohta päriselt tunnen. Jah, väga hea algus. Ma olen väga pikalt mänginud Stardew Valley't, mis põhimõtteliselt on Animal Crossingu nii-öelda... ütleme siis teise inimese poolt tehtud tribuut siis Eric Baroni, kes tegi
ainuisikuliselt suuresti mängu Stardew Valley, tegi seda sellepärast, et ta ei olnud nagu rahul selle suunaga, mis Animal Crossing oli võtnud ja ta tahtis teha põhimõtteliselt Animal Crossingut, aga nii, et see talle meeldiks. Ja mina ütleks, et see, kuidas Eric Baroni tegi Animal Crossingut, on parem ja ägedam kui see, kuidas Animal Crossing teeb Animal Crossingut või Nintendo teeb Animal Crossingut. Aga see nii-öelda uus või siis praegune versioon Animal Crossingust Switchi peal, mille nimi on, issand, mul ei olegi meeles, mis selle nimi on, see oli kuidagi mingi saarega seotud. New Horizons, sorry. Ongi New Horizons või? Okei. Ja et ühesõnaga ma ei ole nagu 100% kindel selles mängus, aga ma olen seda juba mitu tundi mänginud ja ma mängin seda ilmselt veel. Ta on ideaalne ajaviitmismäng, aga tal ei ole sellist tõmmet, nagu mul oli Stardew Valley'ga. Ta on väga aeglane mäng, Animal Crossing, sest suuresti ta toimub nagu seoses reaalajaga. Ehk siis, kui sa täna oled kõik oma kirsid ära korjanud, siis täna sa enam kirsse korjata ei saa mitte mängu tänases, vaid nagu päris tänases, et see mängu kell liigub nagu reaalaja kellaga kaasas. Nii et kui sa oled 1 päevaks nagu suuresti toimetused ära teinud või toimetused, mida sa planeerisid teha, siis sa pead kas ise nagu välja mõtlema, et mis sa nüüd tarka tegema hakkad oma ajaga. Või minema mõnele teisele saarele või ühesõnaga seal on neid nagu valikuid küll on, aga ütleme sellise suurem osa sellest mängust saad sa mängida umbes nii nagu Tamagotchiga vanasti, et sa nagu teed nagu need põhiasjad ära ja siis järgmine päev vaatad uuesti. Et ta on nagu selline mäng, mida vähemalt mina ei ole nagu kuidagi sinnamaani jõudnud, et ma lihtsalt nagu järjest nagu lihtsalt panen oma aega sinna, vaid see on nagu mäng, kuhu ma lihtsalt vahepeal lähen natukene, ma ei tea, sätin seal oma aeda või maja, lähen räägin natuke külaelanikega, püüan natuke kala, ma ei tea, püüan liblikaid, otsin fossiile. See on ääretult meeldiv, sõbralik, hästi-hästi pehme atmosfäär. Ja ma saan aru, miks see mäng oli nii kohutavalt edukas just nüüd, kui oli see mäng tuli välja keset nagu globaalset pandeemiat, kus nagu maailm põles ümberringi, eks ole, et see on täiesti arusaadav, et inimesed tahtsid põgeneda sinna üksikule saarele, kus kõik on kohutavalt sõbralik ja soe. Aga mulle jääb seal nagu puudu sellisest, esiteks see mäng on natukene minu jaoks liiga aeglane, et ma tahaks nagu kuidagi kiiremini areneda või rohkem nagu teha või rohkem isegi tegevusi omada, kui vähemalt selle mängu alguses mulle on tulnud. Ja teine pool on see, et ma tahaksin sinna nagu mingit teravust juurde, sest kõik need tegelased seal mängus on nii kohutavalt positiivsed ja sõbralikud ja toredad, isegi ülevoolevalt, umbes nagu sellised lushi töötajad on kõik. Aga ja see ei ole nagu vale või halb, aga ma kuidagi tunnen puudust sellisest nagu mingistki draamast, et seda seal mängus põhimõtteliselt ei ole peale selle, et sa nagu jääd konstantselt võlgu seal sellele nii-öelda, ma ei tea, saare pidajale, et siis sa nagu pead kogu aeg laenu võtma ja siis talle tagasi maksma ja kui sa talle tagasi maksnud veel ei ole, siis ta nagu mainib, et praegu sa võib-olla peaksid mõtlema selle peale, et oma laenu tagasi maksta, mitte ma ei tea, uue arenduse peale. Aga see on nagu maksimaalne nagu hulk draamat, mida see mäng sulle pakub ja ma saan aru, et see ei ole Animal Crossinguga nagu alati nii olnud, sellepärast, et esimene Animal Crossing, mis oli siis Nintendo GameCube'i mäng, oli oluliselt teravam ja oluliselt nagu intensiivsem oma sellise nii-öelda olekuga. Ja ma nagu natuke tahaks just seda ka saada. Mina ei ole ise seda mängu mängida, aga ma panen meie saate märkmetesse, panen ühe video, mille tegi selline, issand, mis selle YouTuberi nimi on, see on üks animatsioone tegev YouTuber, tal on ülilahedad videod ja ta tegi ka nagu, olles ise nüüd mänginud seda New Horizonit, ta nagu mõtles, et ta proovib seda kõige esimest
ütleme, esimest Animal Crossingut. Ja leidis, et see mäng on oluliselt nagu tumedam ja süngem ja intensiivsem kui see, mis praegu on. Ja seal oli ikka nagu täiesti nagu crazy'sid nagu tsitaate, kus umbes külaelanikud mõnitavad ja naeravad su üle lihtsalt nagu otseselt, et sul polnud raha, et siin majagi osta, issand, sa oled ikka nagu eriti rott. Et nad on nagu lihtsalt nagu otseselt halvad su vastu ja kuidagi seda draamat on selle mängus nii palju rohkem. Et ma nagu natuke isegi oleks tahtnud seda, aga võib-olla siis arvestades seda, mis hetkel see mäng nagu välja tuli ja seda, mis me ümber praegu toimub, siis võib-olla see on nagu okei, et ta ei ole nagu intensiivne, et keegi lihtsalt esimese asja nagu sa saarele tuled, hakkab vist mõnitama, et võib-olla see ei ole see, mida inimesed tänapäeval vajavad. Aga jah, ma ei tea, vastakaid tundeid tekitab, ma arvan, et see on ideaalne selline, vaata, enne seda, kui tuli Nintendo Switch, olid Nintendo konsoolid nii-öelda 2 löödud, et sul olid need kaasaskantavad konsoolid ja kodukonsoolid. Ja see mäng tundub täiesti ideaalne selleks kaasaskantavaks konsooliks, et sa liigud taga ringi, vahepeal natukene jälle käid ja raiud puid või ehitada, on ju, ma ei tea, oma aeda, nopid lilli, püüad liblikaid. Aga enamus ajast, ta ei ole nagu see mäng, mille sa lihtsalt istud teleka taha ja paned nagu tunde ja tunde sinna sisse järjest, või vähemalt minu jaoks ei ole. Aga ta on ideaalne, just ongi selleks, et sa võtad ta kaasa ja natukene nagu tegeled temaga. Praegu muidugi ei ole kuhugi minna, et teda kaasa võtta. Aga Animal Crossing, see uus Animal, see on jälle nagu see sattus veidralt nagu väga õigesse hetke ja ma olen üsna kindel, ma ei ole üle kontrollinud, aga ma olen ikka üsna kindel, et see kõige uuem Animal Crossing on seni ka kõige populaarsem Animal Crossing, sest et neid erinevaid osi on sellel mängul olnud ikka täitsa mitu, ma ei tea, ikka jällegi lambist ütlen, aga rohkem kui 3. Et pigem, ma ei tea, 5 või midagi sellist või võib-olla veel rohkem erinevatel platvormidel, erinevatel Nintendo platvormidel muidugi, mitte kuskil mujal ja nagu ma varemgi olen öelnud, see on seda tüüpi mäng, mis pole nagu üldse olnud kutsuv mulle varasemas elus. Juba alustades sellest, kui kunagi inimesed hakkasid Simsi mängima ja mu õde näiteks kodus arvutaga Simsi mängis, et siis ma ei saanud kunagi aru, et mis võlu peitub selles, et sa saad, ma ei tea, uut põrandat valida oma kodule ja samas nagu, ja mitte midagi muud nagu ei toimugi või kuidagi, et sul ei ole nagu mingit nagu lõpubossi, kellega võidelda, sul ei ole nagu mingit nagu lõppeesmärki, mille suunas nagu liikuda. Ühesõnaga, sellest kõigest me oleme rääkinud varem ja samal põhjusel ma ei olnud ka Stardew Valley't pikalt proovinud, kuigi sa olid seda nii palju soovitanud ja kuidagi oligi lõpuks siis nii, et kui tuli pandeemia, siis järsku samal ajal, kui inimesed jäidki kodudesse, ilmusid ekraanidele Animal Crossingu reklaamid ja järsku toimus see tundus järsku nagu täiuslik eskapism ja ma ei saanudki nagu aru, mis juhtus, see oli ühel õhtul ma lihtsalt olin YouTube'is ja hüppas ette Animal Crossingu treiler, me vist tütrega koos veel vaatasime ja järsku mulle tunduski, et okei, see on nüüd mingisugune mäng, mis on oma koloriidilt, oma nagu disainilt, selle poolest, kuidas tegelased välja näevad, milline see soundtrack on, kõige selle poolest see tundub nagu see olekski mäng, mis on pigem mõeldud mu 5-aastasele tütrele, tol hetkel tuli 5, kui 35-aastasele tütre isale, aga see kuidagi tabas nagu õigel ajal täpselt seda õiget punkti, ilmselt miljonites inimestes, mis kuidagi pani nii paljusid inimesi järsku tahtma lihtsalt kolida sinna saarele, mis on kujundatud, mis näeb välja nagu see oleks kujundatud, ma ei tea, beebide poolt teistele beebidele. Või no kuidagi, et see on nagu, see on nii nagu roosa ja pehme ja siuke vahukommine disain, kui üldse olla saab. Ja ometi see on nii nagu kütkestav ja
ja see on kõik nagu eemalt vaadates ja siis mulle, sest ma ei ole seda mängu mänginud ja siis mulle nagu tegi ka palju nalja see, kuidas Animal Crossingu release sattus täpselt samale ajale Doom Eternali release'iga, mis oli nagu, et kui sa räägid, et tahaks nagu mingit nagu teravust või hämarust ka sinna juurde, siis mulle nii meeldis nagu igasugune siuke Doomi ja Animal Crossingu siuke nagu crossover, siuke nagu fänni looming, mida ma hakkasin nägema sotsiaalmeedias, kus oli näiteks Doomi keskkonda näiteks toodud kuidagi Animal Crossingusse või siis kui, ma ei tea, ansambli Xiu fänn-arti hakati tegema sinna Animal Crossingu ülipehmesse, ülinunnusse maailma, et sellised ristumised on, ma ütleks, nagu ühed mu lemmikud üldse, kus nagu maksimaalne hämarus kohtub maksimaalse nunnudusega. See on nagu mingi täielik sweet spot minu jaoks. Et ma ei tea, ühesõnaga, et võib-olla mingil hetkel näiteks ikkagi, ma ei tea, Bethesda ja Nintendo löövad kuidagi niimoodi käed, et saab mingi Animal Crossingu nagu siukse lisa leveli, kus sa saad nagu lihtsalt minna põrgusse näiteks, et kaevad augu nagu, hakkad oma saarel kaevad ja jõuad põrgusse ja siis seal sa hakkad koos selle Doomi peategelasega lihtsalt teemoneid nagu ribadeks rebima. Siukse nagu speed metali taustal. No, Bethesdalt seda ootaks, aga Nintendolt väga mitte. No ma ei tea, kõik võib olla. Doom on saadaval ka Nintendo peal, nii et nagu ei, muidugi seda ei juhtu mitte kunagi, aga lihtsalt see, aga fännid saavad ikkagi kõike teha ja samamoodi on olnud lahe näha näiteks Disco Elysiumi fan-arti, mis on tehtud Animal Crossingus, et ka need pildid on liikvel, nii et ma arvan, et see hämaruse ihalus, sellest sa ei ole üksi ja sellele on leitud loomingulisi lahendusi meemide näol. Ma ei taha muidugi nii palju hämarust ka nagu Doom Eternalis, muidu ma mängiks seda. Ma vahepeal võtsin ette küll Wolfenstein The New Colossusi ka Switchil, aga kuigi ma selle esimese osa mängisin läbi ja mulle ta väga meeldis, siis ma praegusel nii-öelda ajal leidsin, et see on liiga sünge mäng minu jaoks, sest see juba algas nagu lihtsalt nii räigelt, et ma lihtsalt ei suutnud enam. Ja siis ma nüüd olen Animal Crossingus ja ma arvan, et seda Animal Crossingut on päris hea kokku võtta sellega nagu, ma kirjutasin mingi hetk oma Facebookis, et soovitage mulle, mis mänge ma võiksin Switchi peal mängida. Ja seal soovitati mulle ka vist äkki sinugi poolt seda, et äkki ikka ma peaksin Animal Crossinguga võtma. Ja mina see olin. Kirjutasin, et see vist pole nagu päris minu teema ja siis Rainer Peterson podcastist Puhata ja mängida kirjutas, et see võib küll tunduda, et ei sobi, aga samas, et temal oli sama värk, aga nüüd on üle 100 tunni juba mängitud. Et ma kardan, et mul võib põhimõtteliselt sama minna, et ma küll võin siin viriseda, et see pole päris nagu see, mis ma oleks tahtnud. Aga samas mul on mingi asi minu sees, mis nagu naudib siukseid asju nagu mingi ma ei tea, kui ma mäletan oma varasemaid mängukogemusi ja ühte ma kõige rohkem mängitud mängu RuneScape, siis peaasjalikult ma tegelesin seal kalastamise ja kaevandamisega, siis ma võtan edasi Stardew Valley, kus ma peamiselt tegelesin kalastamise ja kaevandamisega, et miks siis nüüd ei peaks Animal Crossing, kus ma peamiselt tegelen, küll kaevandamistel nii väga ei ole, natukene saad fossiile välja kaevata ja puid istutada ja muud, aga kalastamine on olemas ja sama hästi võib siis ka putukaid püüda, et miks see siis ei peaks mulle sobima. Ja mis tunne on olla täiskasvanud mees, kes mängib mängu, mis näeb välja nagu see oleks mõeldud 4-aastastele? Väga kaasatud tunne, väga woke.